Tere tulemast Kultuuriakadeemia lahtiste uste päevale. Mina olen direktor Juko-Mart Kõlar ja mul on väga hea meel, et sa oled siia jõudnud. Tegemist on ühe Eesti ägedama kooliga, kus on ümberringi loovad inimesed, ettevõtlikud inimesed ja tänase päeva jooksul on sul võimalik saada hulga informatsiooni just sind huvitava eriala kohta. Sellele lühikesele videotervitusele järgnevad erinevate õppekavade infotunnid, kus saad esitada kõiki küsimusi, mis sul võivad seoses enda erialaga tekkida. Samuti soovitan külastada meie kodulehte viljandi.ut.ee ning loodetavasti kohtume enamikuga teist juba sügisel uuel õppeaastal. Vaevalt, et leidub inimest, keda jätab kultuur või kultuurielus toimuv täiesti külmaks. Viljandi Kultuuriakadeemia pakub Eestis ainulaadset võimalust õppida bakalaureuse tasemel kultuurikorraldust, mis lihtsalt öeldes tähendabki teekonda sündmuse aluseks olevast ideest kuni kultuurielamuseni. Kui sind huvitab see salapära, see põnev maailm, kuidas saavad erinevatest ideedest meid kõiki köitvad sündmused, siis on see eriala midagi sinu jaoks. Meie vilistlased toimetavad erinevate festivalide juures, on headeks nõuandjateks kohalikele omavalitsustele või kogukondadele, korraldavad erinevas formaadis üritusi, produktsioone, toetavad artiste nende teekonnal. Mõni neist toimetab oma kodupaigas, mõni üle-eestiliste sündmustega ja kindlasti on võimalus jõuda siit samast väikesest Viljandist ka rahvusvaheliste sündmusteni ja kõige selleni, mis välismaailmas toimub. Viljandi on kultuurikorralduse õppimiseks väga tore paik. Meil on siin hulk põnevaid kultuuriasutusi, institutsioone, festivale eesotsas Ugala teatri ja pärimusmuusika Aidaga ning muidugi ka kõike muud, mida Viljandi ja Lõuna-Eesti siin endas kätkeb. Vastuvõtuks pole vaja teha muud, kui olla valmis lühikeseks kirjalikuks aruteluks, mille raames jagada oma mõtteid välja hõigatud kultuurielu puudutaval teemal ning lühikeseks vestluseks, kus me räägime tudengi huvidest ja ka tema varasemast kogemusest, kuigi eraldi võetuna pole see kõige tähtsam. Niisiis, kui sulle pakub huvi, miks kultuur on tähtis, kuidas kultuur mõjutab seda, kuidas me mõtleme ja kuidas me tunneme ning kuidas me teeme oma elu unikaalseks ja ägedaks, siis oled teretulnud Viljandisse kultuurikorraldust õppima. Tutvustan teile täna muusikaõppekava. Kultuuriakadeemias saab õppida siis muusikat ja väga erineval moel. Muusikaõppekava sees on 4 erinevat eriala. Meil on rütmimuusika, koolimuusika, pärimusmuusika ja helitehnoloogia eriala. Lisaks veel on meil alasuunad, näiteks rütmimuusika eriala sees võib õppida nii muusikaprodutsendiks kui ka pillimängijaks. Või näiteks koolimuusika eriala sees saab õppida pilliõpetajaks või pilliõppe juhendajaks muusikakoolis kui ka näiteks hoopis lasteaia muusikaõpetajaks. Et võimalusi on erinevaid. Kus see õpe toimub? Toimub loomulikult Viljandi linnas, aga meil on kohe eraldi spetsiaalne maja, Jakobsoni 14, Kultuuriakadeemia muusikamaja. Seal on meil väga kaasaegne helistuudio, kus kõik tudengid hoogsalt salvestavad. Meil on spetsiaalselt selleks sisustatud arvutiklass ja nii edasi. Aga Viljandi linn on pisike linn, aga paksult kultuuri täis. Näiteks peaaegu meie teine õppehoone on Eesti pärimusmuusika keskus, kus meie tudengid aktiivselt osalevad väga erineval moel. Kultuurielu selles asutuses on väga rikas ja üks osa sellest rikkusest ongi meie tudengite loodud. Lisaks on meil Ugala teater, kus meie tudengid käivad praktikal ja ka hiljem tööl, nii et võimalusi siin linnas muusikaga tegeleda on väga palju.
mis saab pärast seda kooli. Neid võimalusi on jällegi omajagu, et muusikat õppides sinust ei pea sugugi saama muusik, vaid sa võid töötada väga edukalt erinevatel muusikaga külgnevatel aladel. Olgu see kuskil Jazzkaare festivalil olla korraldaja, töötada raadios, teles muusikaalal või ka ükstapuha millises teatris või kultuurimajas. Ja rääkimata siis võib-olla kõige sagedasemast variandist, milleks on olla muusikaõpetaja. Nii et igal juhul soovitan tulla õppima muusikat kõigil nendel, kellele meeldib muusika. Etenduskunstide õppekava jaotub laias laastus 2, lava peal ja lava taga. Järgmisel aastal ootame uuesti sisse astuma tantsuõpetajaid, lavastajaid ja näitlejaid. Sellel aastal aga ootame õppima tehnilisi produtsente ja visuaaltehnolooge, kes soovivad saada valgustajateks, videokunstnikeks ja dekoraator-butafoorideks. Viljandi on ainuke koht Eestis, kus saab õppida sellises väikses teatrimudelis, kus lava peal ja lava taga tegutsevad kunstnikud toimetavad koos. Te saate õppida erinevate erialade tudengitelt ja luua erialaseid kontakte tulevikuks. Viljandis on olemas kõik selleks, et luua professionaalsel tasemel etenduskunste ja neid ka õppida. Meil on sisse seatud Blackbox tüüpi teatrisaal, tantsusaalid, video-audiovisuaalstuudio ning butafooria töökoda. Olemas on ka arvutiklassid. Lisaks teeme me koostööd erinevate Eesti etendusasutustega, kus te saate läbi viia oma praktika. Meie vilistlasi võib leida igalt poolt. Nad tegutsevad erinevates Eesti etendusasutustel nii lava peal kui lava taga, stuudiotes, televisioonis. On ka neid, kes on loonud oma teatri või läinud tööle välismaale või hoopiski edasi õppima. Õppima ootame neid, kellel on huvi kunsti ja teatri vastu ja kes soovivad kaasa teha kunstiloomas. Ja enne sisseastuma tulemist soovitan lugeda raamatuid, käia teatris ja uurida, mis toimub etenduskunstide maailmas. Pärandtehnoloogia õppekava on nagu suur sild. Selle ühes otsas asuvad meile pärandiks antud traditsioonilised käsitöövõtted, oskused, tehnikad ja materjalid ja laiemalt meie esemeline rahvakultuur, aga silla teises otsas asuvad nende loovad rakendused tänapäeval. Meie õppekavas on 3 suurt eriala, rahvusliku tekstiili, rahvusliku ehituse ja rahvusliku metallitöö erialad. Kõigis nendes erialades saadakse teadmised ja oskused pärandist ja sellest loovast rakendusest tänapäeva. Meie õppekava vilistlased leiavad rakendust neid oma oskuseid ja teadmisi edasi andes, kas koolides või siis töötades muuseumites või väga paljud nendest teevad ka oma erialased ettevõtted. Meie õppekeskkonnast. See video siin on filmitud Vilma õppehoones, kus asuvad ka meie kõik erialade töökojad. See on vana leivakombinaadi hoone, mis asub Viljandi kõige kõrgemal kohal ja mis praegu on täidetud maailma kõige ägedamate töökodadega, mis annavad kõigile üliõpilastele nii õppetöö raames kui väljaspool seda võimalusi uusi oskuseid omandada ja rakendada. Vastuvõtt meie erialadele on üleaastane. Paaris aastatel võtame vastu tekstiili eriala üliõpilasi ja paaritutel aastatel ehituse ja metalli eriala üliõpilasi. Kõik või enamus meie üliõpilastest õpivad sessioonõppes, mis tähendab seda, et nad käivad koolis üle nädala, neljapäeval, reedel ja laupäeval. See paneb küll õppijatele suure pinge peale, kuid vastutasuks saad väga ägeda õppekeskkonna, suurepärased ja toetavad kaaslased ja õppejõud. Kõik see tasub vaeva. Tere tulemast meie õppekavale! Kultuuripärandi loovrakenduste magistriõppekava sobib kõrgharidusega inimesele, kellel on väga head praktilised oskused pärandtehnoloogiate või pärimusmuusika vallas,
käsitöötaustaga kandidaadil on põhjalikud teadmised tehnikatest ja materjalidest, millega ta töötab, olgu selleks tekstiil, metall, puit, kivi, luu, nahk ja nõnda edasi. Või on ta kogenud pärimusmuusik, kes laulab, mängib pilli või valmistab ise pille. Oma oskuste pinnalt püstitab tulevane üliõpilane teema, mille uurimisega õpingute ajal süvitsi tegeleb. Akadeemilise ja praktikapõhise uurimisvõimekuse toetamiseks sisaldab õppekava rida vastavaid aineid. On võimalus valida 5 spetsialiseerumissuuna vahel, milleks on pärandtehnoloogia, pärimusmuusika, arhitektuuri restaureerimine, individuaalne õpitee või välisõpiränne. Märkimisväärne osa õppekavast on pühendatud ka praktikatele, mida saab teha iseseisvalt või oma ala meistrite juures nii kodumaal kui välismaal. Magistriõpingute lõpuks valmib praktilistel oskustel ja eksperimentidel põhinev magistritöö või magistriprojekt, mis on loomingulisema iseloomuga või pakub rakenduslikku lahendust pärandiga seotud kultuurimaastikul. Magistrantide käsutuses on Kultuuriakadeemia Vilmamaja töökojad, muusikamaja ruumid ning lihtsustatud ligipääs Eesti muuseumidele, arhiividele. Kui sa soovid meie juurde õppima asuda, on sul valmistumiseks aega 29. juunini. Selleks ajaks tuleb lisaks avaldusele esitada oma varasemate tööde portfoolio, tulevase magistritöö teema ja kavand ning tulla juulis meiega vestlema. Oled väga oodatud! Hea tulevane üliõpilane. Kunstide ja tehnoloogia õpetaja magistriõppe õppekava on mitmeaine õpetaja õppekava, mis pakub Eestis kunstide ja tehnoloogia valdkonnas enim valikuid. Õppekaval saad õppida kunstiõpetajaks, käsitöö ja kodunduse õpetajaks, tehnoloogia õpetajaks, muusika- ja pilliõpetajaks, tantsuõpetajaks ja kooliteatri juhendajaks. Lisaks saad soovi korral pädevused nutikate tehnoloogiate alal. Õpe toimub nii Viljandis kui Tartus. Õppekava tugevus on teooria ning praktika tihe seostamine ning individuaalne lähenemine õppijale. Meie õppekava õpetajad saavad õpetaja kutse 7. taseme ning töötavad üle Eesti erinevates üldharidus- ja huvikoolides õpetajatena, aga ka kõrgkoolides õppejõudude ning erialajuhtidena. Nii leiame õppekava vilistlasi Saaremaast Setumaani, Valgast Viimsini. Kui tunned, et õppekava on just sinu jaoks, mõtle motivatsioonikirja koostades sellele, millised on sinu tugevused, et olla parim kandidaat õppekava lõppimiseks. Muusika- ja pilliõpetajaks soovijail on lisaks motivatsioonikirjale ja sisseastumisvestlusele vajalik sooritada erialakatsed. Tule ja muudame maailma. Kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekaval saad oskused, et töötada noorte ja kogukondadega professionaalsel tasemel. Õppekaval omandad üldkultuurilisi ja ettevõtlikkusega seotud tulevikoskusi. Samuti saad teadmisi pedagoogika vallas. Lisaks on sul võimalik valida 2 spetsialiseerumissuuna vahel, milleks üks on rakendusteater ning teine mängud ja seikluskasvatus. Pedagoogika moodul annab õpetaja baasteadmised, noorsootöö moodul aga noorsootöö tegemiseks vajalikud kompetentsid. Kusjuures õppekava lõpetanuna saad lisaks bakalaureusekraadile ka noorsootöötaja kutse tase 6. Omandatud tulevikoskused võimaldavad sul haridusteed jätkata magistriõppes, näiteks kasvatusteaduste, noorsootöö, kogukonnatöö, sotsiaalpedagoogika ja muudel sarnastel erialadel. Rakendusteatri spetsialiseerumissuunal saad vajalikud oskused, et töötada noorte ja kogukondade lugude ning probleemidega. Kui aga valid seikluskasvatuse suuna, saad vajalikud pädevused, et oskuslikult ja turvaliselt ellu viia seikluskasvatuslikke ja mängulisi tegevusi. Kusjuures aitab õppekava kujundada ka keskkonnasäästlikke ja teadlikku eluviisi. Õpe toimub 4 aastat ja seda sessioonõppe vormis, mis annab sulle võimaluse oma aega ka vastavalt planeerida. Loengud, seminarid ja muud kohtumised toimuvad 2 korda kuus, aga sinu iseseisvat õppimist toetavad elektroonilised õpikeskkonnad ja toetavad õppejõud. Tulevased tööandjad üldharidus- ja huvikoolides, noorte ja kogukonnakeskustes, kohalikes omavalitsustes,
ja riiklikes asutustes kiidavad väga meie praktikate süsteemi, sest see annab väärtuslikud kogemused juba õpingute käigus. Ka teoreetiline õpe toimub paljuski aktiivõppe meetoditel nii linnaruumis kui metsavarustes. Seega, kui tunned, et töö inimestega ja kogukondlikud arengud sind kõnetavad, siis ootame sind oma visiooni jagama meie sisseastumiskatsetele.